katusvihma ja seinad tuulevarjuks. Nii on inimesed endale eluaset ehitanud aastatuhandeid. Oleme selle aja jooksul harjunud aina rohkemate mugavustega, oleme õppinud hindama väärtuslikku vana ja nüüd tahame ka kulusid kokku hoida. Restaureerimine ja soov energiat säästa on omavahel kooskõlas mõtted. Ajaloolises perspektiivis on ju kõikidel majaehitajatel olnud soov seda võimalikult soe hoida. Järgnev lugu jutustab sellest, kuidas 19. sajandi kroonuehitis sai 21. sajandil moodsa sisu ja kauni vormi. Räägime energiasäästust, taastuvenergiast ja mõnusast ja tervislikust sisekliimast ehk mugavast elukeskkonnast ja natuke ka kuludest. Vana Vilsandi tuletorni teenijate elamu vahimaja renoveeriti kõige rangemate loodus- ja muinsuskaitse tingimustes energiatõhusaks hooneks, mille huvilised juba ehitamise ajal Vilsandi energiamajaks ristisid. Niisiis, millest alustada energiatõhusat renoveerimist? Iga tegevus hakkab ikka nagu mõtlemisest ja teenemisest. Ja just nagu renoveerimise puhul, kus erinevad variante on päris palju, mida teha, siis erinevad variante katsetamiseks läbi arutamiseks on alati mõistlik teha projekt. Kõik sellised olulised aspektid hoone energiatõhususe juures tuleb läbi mõelda võimalikult varakult, sest mida hilisem on see projekti faas, seda keerulisem on erinevaid mõtteid rakendada. Millised võtmesõnad väljendavad projekti kõige tähtsamaid peatükke? Hoone kompaktsus ja asukoht ilmakaarti suhtes, hoone soojustus, soojustagastusega ventilatsioon, õhupidavus, külmasillad ja otse loomulikult ka aknad. Renoveeritav hoone on tihti keerulisem, kuna me ei saa seda hoonet ilmakaarti suhtes pöörata ja meil võivad sisse jääda ka külmasillad, sõltuvalt siis, kuhu me paigutame soojustuse kihi. Energiasäästmine on tähtis kogu inimkonnale ja küllap on peale isikliku kokkuhoiu veelgi põhjuseid energiatõhusaks ehitamiseks. Uue Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivi kohaselt peavad 2021 uued ehitatud hooned olema kõik madala energiatarbe majad, sealhulgas ka eramajad. Aga millist tähtsust omab Vilsandi energiamaja üldises energiasäästu kontekstis? Kindlasti on väga tervitatav fakt, kui energiatõhususe temaatikat aitab massis viia ka erasektori teavitustöö, nagu seda on siinkohal tehtud Vilsandi energiamaja puhul. Kui projekt on käsil, siis mis on praktilise tegevuse alustamisel oluline just energiatõhusa renoveerimise puhul? Energiatõhusa renoveerimise puhul on ikkagi kõige olulisem koostöö tellija, projekteerija, järelevalve vahel. Projektieelne uuring oleks just renoveerimise puhul äärmiselt oluline teha, et ennast täielikult kurssi viia, mis seisus see maja on ja sealt tulevad alles edasi sisekliima ja energiasääst. Mille poolest energiatõhusa renoveerimine erineb kõige enam tavapärasest? Võrreldes tavalise renoveerimisega on energiatõhusal renoveerimisel ilmselgelt soojustust oluliselt rohkem, samuti on tuuletõkke paigaldusega, et kõik vuugid peavad olema hermeetilised. Energiamaja kui näidisobjekti puhul pöörati energiatõhususe kõrval tähelepanu ka looduslikele materjalidele, mis teevad sisekliima mõnusaks. Muuhulgas kasutati savikrohvi, tuule tõkestamiseks paigaldati Eesti oma toodet isoplaati. Kui tihedaks selliste sõbralike materjalidega maja üldse saab? Hingava materjalina on plaadil väga hea võime siduda ja loovutada niiskust. Selle maja renoveerimisel on kasutatud tappühendusega tuuletõkkeplaate, mis tagavad eriti tõhusa kaitse tuule niiskuse ja müra eest. Samuti aitavad need plaadid ära hoida külmasildade teket majas. Isoplaat loob tervisliku elukeskkonna, kuna plaadi valmistamisel ei kasutata liime ega muid keemilisi sideaineid. Plaati seovad vaid kuuses ja männis leiduvad looduslikud vaigud. Kas kõigi juba nimetatud probleemide lahendamine teeb energiatõhusa ehitamise nii-öelda tavaehitusest kallimaks? Tegelikult iga kord ehitamine ei ole selle võrra kallim, et külmasildasi nagu välditakse. Kuidas ikkagi mõjuvad renoveerimise hinnale looduslikud materjalid ja see võlusõna energiatõhus? Ja kas energiatõhusaid ehitajaid on ka kallim palgata? Rääkides looduslikest viimistlusmaterjalidest on väga intrigeeravaks teemaks alati hind. Et öelda kallis peaks millegiga võrdlema. Kui võtta nüüd hinnavahe tavalisel renoveerimisel või energiasäästlikul renoveerimisel, siis kui muidu võib-olla pannakse 10 cm soojustust, siis
energiatõhusa renoveerimise puhul paned 30 sentimeetrit, et ega see tööraha on praktiliselt sama, et hea ja halva töömehe hinnavahe iga kord ei olegi väga suur, et pigem on see, et tuleb leida endale hea töömees. Võtkem siis kokku, milline on energiatõhus ehk madal energiamaja? Madal energiamajaks loetakse seda, mis on nagu soojapidavate piiretega, õhupidav ja siis ökonoomsete tehnosüsteemidega. Energiatõhusa hoone puhul on väga oluline soojapidav kest ning efektiivsed tehnosüsteemid. Kõige rohkem kaob toasooja tavaliselt akna kaudu. Vilsandi näidismajale pandi lisaks restaureeritud vanadele akendele ette termokatkestusega raamiga 3-kordse klaasiga aknad. Toote põhilised koostisosad on siis 3-kordne klaaspakett, milles on kasutatud energiasäästlikku Swisspacer vaheliistu. Lisaks on tegemist 2 selektiivklaasiga ja toote puitraamis on siis kasutatud polüuretaanist soojustuskihti. Viikingi termokatkestusega akna juures on kasutatud siis 2 tihendit. Peamine raamitihend, mis töötab siis, eks ole, selle õhulekke vastu ja tagab tootele ka veetiheduse ja on kasutatud veel siis täiendavat tihendit siin toa pool, mis siis töötab täiendava heliisolatsiooni ja energia kokkuhoiu eesmärgil. Lisaks sellele on energiatõhusate akende juures äärmiselt oluline veel pöörata tähelepanu, et oleks kasutatud tihendust nii klaasi ja puitraami kui ka puitraami ja aknalengi vahel, mis siis vähendab õhulekkeid läbi akna. Mida hoone avade sulgemise juures silmas pidada? Lisaks nüüd sellele akna tervikkonstruktsioonile, mis on siis kujundatud selliselt, et ta hoiaks kokku energiat, tagaks meeldiva sisekeskkonna, on energiatõhusate akende juures äärmiselt oluline ka see, kuidas neid paigaldatakse. Kui palju odavam või kallim on nii tõhusa akna soetamine? Ja kui nüüd mõelda, enamasti inimesed vist oskavad veel kroonides mõelda, et ma ehitan omale 3 miljoni kroonise majane ja siis hoian akende pealt kokku 3000 krooni. Kus nagu see loogika on selles mõttes, et nagu täiesti vale koha pealt hoitakse nagu kokku. Kui seinad on tihedad ja aknad ees, peab mõtlema energiaallikatele. Taastuv energia pole enam mingi uudis, aga millised on tänased ratsionaalsed võimalused? Energiahinnad on oluliselt tõusnud. Näitena kaugkütte hind on viimase 10-15 aasta jooksul 3-kordistunud. Kui taastuvenergeetika seadmed nõuavad küllalt suurt alginvesteeringut, siis hiljem pakuvad nad pikka aja vältel odavat ja praktiliselt tasuta energiat. Lisaks soojusenergia tootmisele päikse abil on võimalik päikse abil toota ka elektrienergiat fotoelektriliste paneelidega. Levinumad on elektrituulikud, mille abil on siis võimalik toota elektrienergiat. Kuidas üldse töötab maaküte? Maaküte õigupoolest ka kasutab maapilde salvestunud päikeseenergiat. Üldse taastuvenergia allikate kasutamisel on väga suur roll energia salvestamisel. Soojusenergia salvestamisel on enim levinud ja soodsaim lahendus akumulatsioonipaaki salvestada soojust. Elektri puhul on võimalik kasutada akupankasid. Millised lahendused valiti Eesti esimese energiatõhusaks renoveeritud muinsuskaitsealuse maja kütmiseks? Küttesüsteemi puhul on keskseks maja allikaks maasoojuspump. Maasoojuspump on ühendatud tarbevee soojendiga ja see omakorda on ühendatud kõik puhverpaagiga. Puhverpaak ühendub katusel paiknevate soojavee päikesepaneelidega, mille abil toimub siis tarbevee soojendamine ning küttevee eelsoojendamine. Märgades ruumides rakendatakse vesipõrandakütet. Sama meetodit taheti kasutada ka eluruumides, kuid tulenevast asjaolust, et seal sooviti säilitada circa 50 mm paksuseid olemasolevad laudpõrandaid, pidi selle variandi kõrvale jätma. Kaalumise all olid sellest tulenevalt radiaatorid ning konvektorid, kuid niisamuti ajaloolise interjööri säilitamise huvides jäeti need variandid kõrvale ning lõplik lahendus sai kulminatsiooni vesiseinakütte näol, kus siis alupeks-torud paigaldati savikrohvi. Savikrohvist oli juba juttu. Milline on savi roll hoone sisekliima loomisel? Inimesel on meeldiv olla ruumis, kus õhuniiskus jääb vahemikku 40–60%. Kui meie ruumis on õhuniiskust üle 50%, siis savi hakkab seda endasse võtma
ja kui ruumis on allapoole 50%, siis ta hakkab seda loovutama. Kui meie seinad on viimistletud sünteetiliste materjalidega ja ruumi õhus on tolmu, mis kleepub seintele ja nüüd lisades veel siia juurde õhu niiskuse, siis seintel hakkavad arenema hallitused. Mis veel peale tihedate seinte, sooja toa ja savi on mõnusa elukeskkonna kujundamiseks oluline? Aga kui nüüd just madalenergiamaja kontekstis rääkida, siis on ju piirdud õhutihedad tehtud. Ja selleks, et seal sisekliima oleks mugav, siis sinna sisse teha mehaaniline ventilatsioonisüsteem. Kui ilma soojustaastuste ventilatsioon teha, siis läheb ventilatsiooni õhu soojendamise kulud on suuremad kui maja küttekulud. Ja inimesi üldjuhul ei huvitagi niivõrd palju kilovatid, vaid eurod lõpuks ja ka elektrienergiast tuleb maksta. Ehk siis ventilatsioonisüsteem peaks olema võimalikult vähe elektrit tarbiv. Tegelikult ei tehta ventilatsioonisüsteemi pärast, vaid selleks, et tagada sisekliima. Halb sisekliima on lõppkokkuvõttes ühiskonnale suurem kulu kui selle maja küttekulu. Milline ventilatsioon näidismajja ehitati? Ventagregaat on väga kõrge soojustagustusega, see ulatub kuni 95%. Ventagregaat omab EC mootorid, mis on väga madala energiatarbega. Ventilatsiooni magistraaltorustikud paiknevad pööningul. Selleks, et hoida kokku torude soojuste pealt, paigaldati torustikud pööningu soojuste sisse, nii et torude peale jääb vähemalt 20 mm soojustust. Kuidas Vilsandi näidismajas veel energiat säästetakse ja toodetakse? Hoones kasutatakse ära vihmavesi, seda rakendatakse WC loputuskastes ning tarbeveena. Hoonesse on projekteeritud ka heitvee soojustusagustussüsteem, et ära kasutada kogu kanalisatsiooni mineva vee soojust. Tulenevalt asjaolust, et Vilsandil on väga sagedased elektrikatkestused, tuli leida elektrisüsteemile alternatiivallikas. Selleks kasutatakse hoones tuulegeneraatorit, mis toidab akuparki. Kui kiiresti taastuvenergia investeeringud ära tasub? Hetkel on tasuvusajad küllaltki pikad. Kui rääkida päikseküttesüsteemis, siis selle tasuvusaeg ilmselt jääb kuskil 15-20 aastat. Päikseelektri tootmine on kallim ja tasuvusaeg mõnevõrra pikem. Kui kõik need tasuvusajad sõltuvad palju energiahindadest. Nii et energiatõhusaks renoveerimine on igati õigustatud? On äärmiselt oluline, et me täna renoveeriksime kindlasti energiasäästlikult, et me kasutame selle hüvesega 10 aastaid kindlasti. Tänaseks teame, et kõik tehnosüsteemid, eriti maakütte, on Vilsandi energiamajas ennast juba edukalt tasa teenima asunud. Mida öelda kokkuvõtteks? Kui nüüd rääkida Vilsandi endisest majakavahi ja teenijate majast, siis tema oma olemuselt ja oma kompaktsuselt oli see üsnagi sobiv objekt sellise ettevõtmise jaoks ja mida aeg edasi, seda enam ma olen veendunud, et sellised lahendused on võimalikud. Restaureerimine ei ole eesmärk omaette. Ma tahaksin näha selles ka tervikut inimest, kes seda hoonet kasutab. Inimene peab tundma sellest head meelt ja peab tundma ennast sellises hoones hästi. Sellises skaalas on energiatõhusus, restaureerimine ja ökoloogilised materjalid täiesti ühes paadis.